Tere tulemast vaatama Andmekaitse ABC koolitussarja videot, milles me Kadriga, kes on Andmekaitse Inspektsioonist, räägime, milleks on andmekaitse vajalik. Kadri, oskad sa lühidalt öelda siis, et milleks ongi andmekaitse vajalik? No isiku vaatest on see vajalik selleks, et igale ühele meist jääks see õigus ise otsustada, mida ma endast tahan kõigile avaldada ja mida ma ei taha. Et hästi tihti minu meelest põhiprobleem ongi see, et inimesed mõtlevad, et mis nüüd minu andmed, keda need huvitavad ja nii edasi. Et sealt tegelikult kogu see probleem hakkabki, et kui kõik nii mõtlevad ja lõpuks suurkorporatsioonid kõikide andmed niimoodi rõõmsalt kätte saavad, et tegelikult me ei tea, kuhu see edasi viib. Et tegelikult meie eesmärk ongi see, et panna rohkem inimesi mõtlema, kui palju nad ise oma andmeid kuskile annavad. Aga andmetöötleja seisukohalt, et miks peaks üks ettevõte või asutus kulutama oma ressursse isikuandmete kaitsele? No aga sellepärast, et andmekaitse on üks väga suur osa maine kuvandist ja usaldusväärsusest, et tegelikult ma tahan just usaldada neid ettevõtteid, kes on piisavalt läbipaistvad, kes seletavad mulle ära, miks neil midagi vaja on, mis nad mu andmetega teevad. Et tegelikult see peaks olema iga andmetöötleja põhifookus, miks ta tahab seda hästi teha. Ja ma usun, et ükski inimene ei taha olla sellise ettevõtte klient, mis piltlikult öeldes lekib nagu sõelapõhi. Kogu aeg on igal pool lekked, on ju, täpselt samamoodi. Ja teine aspekt on veel see, et ei tekiks nagu mingi tohutult andmeid, mida vaja ei ole, sest andmetöötlejana ma vastutan ka selle eest. Et ma tegelikult ei tahaks ju vastutada nende asjade eest, mida mul endal ka vaja ei ole. Kuule, aga räägi meile, mis asjad üleüldse on isikuandmed, et kas neid on võimalik defineerida, kas kuskil on olemas mingi pikk loetelu, kus ma saan vaadata, mis siis nüüd on isikuandmed ja mis ei ole? Ei, sellist loetelu tõepoolest ei ole ja sellel samal lihtsal põhjusel, et väga keeruline on seda teha. Et isikuandmete all me peame silmas kõiki võimalikke andmeid, mille alusel siis isik on kas siis otseselt või kaudselt tuvastatav. Et jah, see võib olla ta nimi, aga see võib olla ka ta hääl, pilt, hoopiski mingisugused mõõdud, et kõik need, mille abil kuidagigi siis on võimalik, aga just seda konkreetset isikut. Nii et põhimõtteliselt, kui ma tänaval jään kuskile videokaamera vaatevälja, siis see juba on minu isikuandmete töötlemine? See võib olla, aga see võib ka mitte olla. See ju sõltub sellest, kuidas sa kaamera pilti jääd, et see sõltub väga suuresti sellest, et kui see on väga üldine kaamera kuskilt kaugelt, siis me ei räägi mingisugustest isikuandmetest. Ma jäin korra mõtlema uuesti seda isikuandmete defineerimist või selle loetelu nii-öelda koostamist. Ma tean, et on olemas ka osad andmed, mis vajavad natuke rohkem kaitset. Need on tundlikumad, et kuidas nendega lood on? Ja, et siis me räägime, me nimetame neid eriliigilisteks isikuandmeteks ja see on nüüd see, kus ma tõesti leian mingi definitsiooni, et mis andmed need on määruse artiklis 9 on toodud ka loetelu, et ma saaks natukene siis aimu, et mis on tundlikumad. Et tõepoolest on mõeldud, et need siis on midagi sellist, mis annavad minu kohta mingit sellist infot, näiteks geeniandmed, näiteks terviseandmed, minu, ma ei tea, usulised eelistused, mis võivad mind rohkem kahjustada just seetõttu, et nad võib-olla panevad mind kuskile väiksemasse gruppi ja teevad mind haavatavamaks. Et see ongi nagu peamine mõte, miks neid andmed peab natuke rohkem kaitsma ja miks nende andmete töötlemiseks on vaja eraldi mingisugust õiguslikku alust, et me ei saa võtta õigustatud huvi alusel hakata töötlema kellegi tundlikumaid andmeid. Aga rääkides edasi erinevatest nii-öelda elusituatsioonidest, et kas siis andmeid tuleks kaitsta igal pool, et kodus olen eraisikuna, tööle lähen, olen ametnik, et kas ma eeldan, et ma tegelikult ju igal pool on minu isikuandmed. Ja kas ma pean kogu aeg igal pool sellega tegelema?
No paratamatult on nii, et sa ei saa jätta oma isikuandmeid koju ja minna tööle, et jah, vastus on ikkagi see, et sa igal pool tegeled sellega ja me kõik tegeleme niimoodi, et me isegi ei mõtle sellele, et igal pool nii enda kui siis ka nende teiste isikuandmetega, keda me kaasas kanname. Et kui ma tänaval oma selle tööarvutiga liigun, siis ma tegelikult ju vastutan selle eest, et keegi ei saaks midagi sealt kätte. Aga nüüd andmetöötleja selle asutuse või ettevõtte seisukohast rääkides, et mida tema peab arvestama nii-öelda andmete elukaare suhtes, kuidas ta peab oma tegevusi planeerima, kas isikuandmete kaitse üldmääruses on mingid nõuded selle jaoks? Ja üldmääruses on ju põhimõtteliselt kõige lihtsam võib-olla andmetöötlejatele ongi kasutada minimaalsuse põhimõtet, eesmärgipärasuse põhimõtet ja turvalisuse tagamist, ehk siis, et ma töötlengi nii vähe andmeid, kui mul on oma selle konkreetse eesmärgi tarbeks vaja ja siis hoian neid võimalikult turvaliselt, et keegi seda kätte ei saa, et võib-olla see ongi määruse kokkuvõte, kuidas võikski iga andmetöötleja lähtuda. Jah, ja ilmselgelt mul peab olema ka mingi õigus või õigustus vähemalt nende andmete töötlemiseks. Et just, et iga andmetöötleja siis peaks nagu suutma valida, et mis on see õiguslik alus, mida siis määrus annab või mõni muu seadus. Et kui mul seda ei ole, siis vastus ongi see, et järelikult ma ei saagi neid andmeid töödelda. Aga kui ma nüüd andmetöötlejana otsin rohkem infot, et millised seadused, millised õigusaktid reguleerivad andmekaitse valdkonda ja kas on ka mingeid juhendeid ja kust ma neid leida saaksin? No meil on andmetöötlejatele on üldjuhend kindlasti, mis on kõigile suunatud, mida siis meie poolt saab kasutada, aga jah, on isikuandmete kaitse üldmäärus, mis ongi see üldregulatsioon, mis on kõigis liikmesriikides sama, siis selle kõrval on siseriiklikult isikuandmete kaitse seadus, kus on toodud lisasätted, mis on jälle oluline teada, näiteks meediasäte eraldi, andmete töötlemine pärast isiku surma, avalikus kohas filmimine, võlaandmete avaldamine, et need on kõik sellised siseregulatsioonid, mis on ka oluliselt teada. Ja siis on eriseadused, vastavalt igale asutusele on tavaliselt mingid eriseadused, mida ka vaadata. Mis tema valdkonda nagu reguleerivad. Sa kogu aeg mainid andmete töötlemine, et võib-olla sa räägid lahti, mida see andmete töötlemine tähendab? Kas on olemas mingid jälle konkreetsed loetelud nendest toimingutest või on see selline tunnetuse küsimus? No töötlemise kohta definitsioon tõepoolest on, aga selleks, et võib-olla võtta see lihtsamalt kokku, siis igasugune tegevus ongi töötlemine. See, kui ma hakkan koguma, hoiustan, salvestan, kustutamine on töötlemine, kuskile kogumisse kandmine, et see kõik on töötlemine. Võib-olla isegi kõige lihtsam on öelda, et mis siis ei ole töötlemine. Näiteks kui ma lihtsalt mõtlen isikuandmetest, siis see tõepoolest ei ole töötlemine. Või et kui ma ainult suuliselt sinu kui sõbrannaga räägin, et siis ka veel määrus ei kohaldu, et see ei ole ka veel määruse mõistes töötlemine, kuna me ei kanna seda hiljem kuskile meie märkmikusse ei pane kirja, et võib-olla niipidi on lihtsam, et tegelikult näiteks ka edastamise näide, et edastamine on ka töötlemine ja isegi sel juhul, kui ma lihtsalt teen sellele teisele isikule kättesaadavaks selle enda süsteemis, et tule ja võta ise, siis ma ju ei edasta, aga tegelikult ka see on juba edastamine. Et kõige lihtsam on mõelda, et põhimõtteliselt kõik on töötlemine. Jah, nii ta on. Kui sa ütled, et kõik tegevused on töötlemine, siis isegi näiteks pildistamine või filmimine, kas see on ka siis töötlemine? Ja just nimelt, väga hästi, sa oled õigesti aru saanud, et isegi kui sa filmid, aga hiljem ei vaata, aga see on juba salvestanud kuskile, see on juba olemas, et juba on töötlemine tehtud. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et isikuandmete töötlemine ei piirdu ainult nii-öelda dokumentide vormistamisega, vaid see on igal pool meie ümber, meie hääl, meie välimus, kõik. See on igal pool ja kui me avalikustame kuskil veebilehel, siis on selline jätkuv töötlemine ja see on jätkuv avalikustamine, niisugune pidev tegevus. Ja, aga põhimõtteliselt jah, töötlemine ühest küljest, aga töötlemisega käsikäes käib ka andmete tuvastatavus. Et kas inimene on otseselt tuvastatav või kaudselt tuvastatav või üleüldse mitte tuvastatav, sellest ju oleneb ka, kas üldmäärus rakendub või mitte. Ja, et kui ikkagi ma võtan kõik sellised tunnused ära isiku küljest, et teda ei ole võimalik tuvastada, siis ei kohaldu määrus ja siis ma võingi nii neid andmeid töödelda, et ma ei pea
mingeid muid nõudeid siinjuures täitma, et aga see on hästi nagu selline, et väga selgelt tuleb siis läbi kaaluda ja mõelda, et eriti kui mingeid uuringuid tehakse, et kas ikkagi keegi võib olla nagu nende andmete põhjal tuvastatav või siis a la, et okei, kasutan pigem vanusevahemikku, ei pane kindlat vanust, et tekitan nagu selle umbmäärasuse siia juurde. Nii et põhimõtteliselt selline mitte tuvastatavale kujule viimine on teisisõnu siis anonüümiseerimine. Anonüümiseerimine on nüüd see variant, kus isikud on muudetud nii, et mitte keegi ei suuda neid kuidagi tagasi kuskile muuta. Kui me nüüd räägime pseudonüümiseerimisest, siis see on nagu see variant, kus kellelegi jääb see tagasimuutmise võti. Ja see on veel töötlemine, see on veel isikuandmete töötlemine ja siis tuleb järgida kõiki määruse nõudeid. Ehk siis pseudonüümsed andmed või ütleme siis ka kodeeritud andmed, et need on ikkagi tegelikult ka tõlgendatavad isikuandmetega. Ja, just. Kes on see andmetöötleja üleüldse? Kes saab olla andmetöötleja? No andmetöötleja saab olla igaüks meist. Et isegi klassikalises mõttes on andmetöötlejad mingisugused asutused, aga tegelikult ka füüsiline isik, kui ta väljub enda sellest isikliku otstarbe erandist ja näiteks paigaldabki selle kaamera nii, et ta filmib väljapoole enda ala ja juba siis ta muutub andmetöötlejaks, juba siis talle kohaldub määrus. Aga ma tean, et üldmäärus veel jaotab andmetöötlejad vastutavateks töötlejateks, volitatud töötlejateks, et kuidas siin see piir jookseb, kuidas ma aru saan, kes ma olen? No proovime seda siis kuidagi väga lihtsalt, sest see ongi võib-olla keerulisem teema, et loogiliselt võttes vastutav töötleja ongi see, kes otsustab, mis on eesmärk ja mis on need meetodid ja vahendid, kuidas eesmärki saavutada. Vastutavad töötlejad tihti kasutavad siis volitatud töötlejaid ehk siis selliseid nagu enda käsilasi, kes mingi jupi nende eest ära teevad, nii nagu nemad ette ütlevad, et tihti on see veebimajutus, mida enamasti endal ei ole, et siis sa kasutad seda kui volitatud töötlejat. Sõlmid ilusti nagu lepingu selle tarbeks, ütled talle ise ette, mis sa tahad. Ja siis on veel kaasvastutav töötlemise juhtum, mis on võib-olla selles mõttes keerulisem, ehk siis, et mõlemad töötlejad koos ütlevad, mis on need eesmärgid ja kuidas on need meetodid ja need ei saa omavahel nagu lahutada, et nad saavadki ainult koos töödelda. Okei, toome näite. Mina olen riigiasutus ja ma otsustan sisse osta endale raamatupidamisteenust. Mis rollid siis tekivad? No raamatupidamisteenus on ka klassikaline volitatud töötlemise näide, kus ilmselgelt kõike ise ei jaksa ja ei oskagi nii hästi, et kus ma kasutangi selle tarbeks, et see raamatupidaja teeks just minu raamatupidamist minu andmete põhjal ja mina ütlen ette, mis ma tahan. Et isegi kui seda teenust osutab mulle näiteks mõni muu keskne riigiasutus minu asutusele, et ka sellisel juhul on see vastutav ja volitatud. Ja nüüd selle suhte raames. Ehk siis oluline välja tuua veel see, et erineva andmetöötluse osas võib tekkida veel erinevaid suhtleid. Et nüüd selle tarbeks näiteks see suhe on meil nii, et on vastutav ja volitatud, aga selle suhte tarbeks näiteks me oleme mõlemad kaasvastutavad. Et see ei olegi nagu, et lepime ainult ühe kokku, vaid et me vaatame ikkagi lähtuvalt nagu toimingutest ja nendest. See kaasvastutava suhe on hästi intrigeeriv minu meelest, et kas sul on mõni hea näide tuua praegusest meie praktikast, kus tekib kaasvastutava suhe? No kaasvastutava suhe võib tekkida, kui näiteks kaks mingit mingid instituuti tahavad ühiselt teha mingisuguse töö ja nad ei saagi seda eraldi teha, vaid et üks peab panema midagi sisse teine ja neil on ühine eesmärk, et nad lepivadki kokku, et jõuda kuidas ühise tulemuseni. Või siis kaks asutust, kes peavad ühiselt mingi ühise asja, ühise ürituse korraldama, et isegi siis võib tekkida selline, et ei teki nagu seda, et kui üks ei teeks, et siis vastus on see, siis see jääks tegemata, et nad peavadki seda koos tegema ja koos otsustavad, et mis on need eesmärgid ja vahendid selle saavutamiseks. Kui me juba räägime andmetöötlejatest, et on sul olemas mingi loetelu andmetöötleja, on ta siis vastutav töötleja, volitatud kaasvastutav, tema kohustustest ja ülesannetest? No võib-olla kõige lihtsam on alustada sellest, et iga andmetöötleja peaks tegema andmetöötlusregistri, ehk siis välja mõtlema, mis asju ta üldse teeb,
kuidagi kaardistama ära, millised andmetöötlused üldse toimuvad. Selle pinnalt siis juba saab koostada andmekaitse tingimused, mis võiks olla võimalikult lihtsad ja arusaadavad, mis andmeid, mis eesmärgil, kui kaua, mis õiguslikul alusel ma üldse töötlen. Ja selle pinnalt juba tulevad veel järgmised otsused. Kas ma saan õigesti aru, et see andmetöötluse register või see ülevaade on mõeldud nagu asutuse siseseks kasutamiseks ja andmekaitse tingimused on siis see privaatsuspoliitika ka vahel nimetatud? See on nagu väljapoole. Et see andmetöötluse register on see, et ma ise teaksin, mis minu asutuses üldse toimub, mis protsessid, et näiteks kui see töötaja lahkub töölt, et siis ma pean näiteks panema kinni ka veel nagu need ligipääsud ja nii edasi, et see ongi nagu selline sisevaade iseendale kogu aeg selliseks kontrolliks ja andmekaitse tingimused on selline väljapoole enda läbipaistvaks tegemine. Ja selle ülevaate ja andmekaitse tingimuste puhul siis ma pean rakendama igasuguseid erinevaid andmetöötluse põhimõtteid, et mul peavad olema õiguslikud alused ja eesmärgid, minimaalsus. Kas seal on veel midagi, mida on vaja teha? No turvalisus. Ma tahaks jälle turvalisuse ka tuua, et iga kord sa hindad üle, et mis on see sinu jaoks piisavalt turvaline meetod, et siis see andmetöötlus saaks nii kulgeda, et ei toimuks mingisugust volitamata töötlemist, mingisuguseid rünnakuid, et sa oled enda poolt kõik teinud. Kui sa juba turvalisusest räägid, siis ja tõesti andmetöötlejal võib tekkida mingi andmete lekke olukord, mingi rikkumine, mida siis teha tuleb? Et kui nüüd on tegemist sellise reaalse ohuga, et on reaalne oht, et mõne isiku andmed said kahjustada, siis tuleb inspektsioonile teha rikkumisteade. Et see on kõikide andmetöötlejate kohustus. Väga palju on räägitud ka andmekaitse spetsialistidest, et millal peab olema asutusel või ettevõttel see spetsialist ja millal ei pea olema? Et kui me nagu lihtsustatult ütleme, et kogu riigisektor, et neil juba tuleneb see seadusest, et neil peab ja ülejäänud andmetöötlejate osas me oleme määratlenud pigem siis sellise arvu, mis on nagu indikaator, et kui mul on 10 000 klienti, siis ma kindlasti peaksin juba omama ka andmekaitse spetsialisti. Et see ei tähenda seda, et see ei võiks olla kõigil ja tegelikult olekski väga positiivne, et see on kõigil, vaid see on pigem nagu selline, et siis ikka juba peaks olema. Nii, et oletame, et mul on vähem kui 10 000 või vähem kui 50 000 klienti, et mul nagu otseselt ei ole kohustust endale palgata andmekaitse spetsialist, aga kuna mulle ikkagi tegelikult üldmäärus kohaldub. Ja, et see nagu lõpuks see ei muuda, et see, kas ma nüüd määran või ma ei määra, et ega nagu nõuded on kõigil täpselt samad, et pigem see on nagu, ongi see positiivne pool, et see näitab neid andmetöötlejaid, kes on pidanud andmekaitset piisavalt oluliseks. Nii, et kui mul andmekaitse spetsialist ei ole, siis ma pean ise piisavalt tark olema. Jah, just, nii ongi. Kuule, aga aitäh sulle selle mõnus arutelu eest ja jätkamegi siit natuke suuremas kambas arutelus sel teemal, et mis see asi siis see eraelu on. Esiteks teile algatuseks ühe üldisema filosoofilise küsimuse. Mis asi on eraelu? Eraelu ei tohiks ära defineerida, sest nii kui me selle ära defineerime ja elu läheb edasi, tehnika areneb, siis me defineerime midagi sealt välja. Või siis me peame hakkama seda mõistete definitsiooni iga aasta muutma. Ja siis võib juba sama hästi öelda, et seda definitsiooni ei ole enam, kui me seda kogu aeg muudame. Jah, ja me peame lihtsalt lähtuma sellest, et eraelu on iga inimese jaoks erinev mõiste. Et see ongi põhjus, miks seda ei võigi defineerida. Et igaüks defineerib selle enda jaoks ise. Jah, see tunnetus on ju erinev, kus algab minu privaatsfäär ja kus mitte mõni ju laotab enda elu igale poole laiali, aga teine on väga-väga. Jah, et me ei saa isegi tegelikult panna siia väga suuri omadusi külge, et mis omadused justkui võiks nagu eraelul olla, sellepärast, et mõne jaoks mõni asi võib-olla ei lähe sinna eraelu alla ikkagi täpselt, et see on konkreetsest inimesest lähtuv. Aga ka situatsioonist lähtuv, kui me mõtleme siin kohtupraktika peale, Monaco printsess, kui läheb kaubanduskeskust avama, siis see ei ole tema eraelu, aga kui ta läheb samasse kaubanduskeskusesse laupäeva hommikul piima ostma, siis see on ta eraelu. Ja kuidas sa defineerid seda?
jah. Tooks siia ühe lisadimensiooni, isikuandmed, et meil küll oma videotes ka räägime täpsemalt, mis asjad on isikuandmed, üritame neid välja tuua, loetleda, aga mis te arvate, et kuhu maani saab minna siis isikuandmete loeteluga, et on ju küll olemas otsene tuvastamine, aga on ka kaudne tuvastamine. Et ja lisaks veel anonüümsus, pseudonüümsus, mis te sellest arvate? No siin on natuke sama teema, sest et kes oskas võib-olla 90-ndatel ette näha, et me hakkame rääkima, ma ei tea, sotsiaalmeedia profiilidest. Ja me oleksime sinna ette ära kirjutanud, et isikuandmed on sinu nimi ja aadress ja... No selle nimega ongi näiteks see näide, et kui me ütleme, et nimi on alati isikut tuvastada võimaldavad isikuandmed, siis me võime panna ka rappa, et kui su nimi ongi Mari Tamm ja sul ei ole mitte midagi muud lisaks, mis võimaldaks just seda Mari Tamme tuvastada, siis ju tegelikult Kuulge, aga tuvastamisest rääkides mulle alati meeldib see näide, et kui sul on väike maakoht näiteks, siis ilma nimesid nimetamata kõik teavad, kes elab poe kõrval kollases majas. Ja aga samas jällegi kõik teised ei tea, et kui sa näiteks lähed ja räägidki, kuskil näiteks on mingi artikkel vaja teha, eks ju, sa räägid, et ahah, minu need naabrid sealt kollasest majast, loomulikult sinu väikses kohas kõik teavad, kellest sa räägid, samas keegi teine ju ei tea. Ja see ongi point, et kelle jaoks on ühel hetkel on isikuandmed, teisel hetkel ei ole. Nagu me võtame näiteks Eestis autonumbrid, meil ei ole ühtegi avalikku registrit, kus sa lähed vaatama, et ABC 123 on Maarja oma, aga kui ma olen Transpordiameti töötaja või politsei või kellel iganes on juurdepääs sinna, siis ma tean väga hästi, kelle auto see on. Nii et jälle sõltub ka, kelle käes need andmed on ja mis vahendid tal on, samamoodi sõrmejäljed. Mina tavalise inimesena ei oska öelda sõrmejälje pinnal, kelle oma see on, politsei oskab. Samas nende autodega on hea näide ka see, et nüüd näiteks kui sotsiaalmeediast rääkida ja tehakse postitus näiteks, et mul siin majade vahel sõitis ringi blondi peaga naisterahvas, kellel on valge BMW. Väga raske ilmselt ikkagi aru saada, kes see oli. Aga nüüd, kui tal on näiteks rohelised juuksed, siis tõenäoliselt on teda juba palju lihtsam aru saada, kellest me ikkagi räägime. Ja? Kuulge, aga ma siia otsa kohe haagiks ka sellised levinumad andmekaitse müüdid või väärarusaamad, et tooge näiteid, mida te oma andmekaitse inspektsioonis tööaja jooksul, millega te olete kokku puutunud? No enamasti tuleb see, et aga ettevõtte privaatsus sai kuidas me kaitseme ettevõtteid, et see kuidagi alati tuleb, et ei mõelda, et aga ettevõttel ei saagi olla eraelu või siis samamoodi ettevõttel ei saa olla isiklikku otstarvet, mida on füüsilisel isikul. Aga see on väga lihtne, et selline tuleb, sest et me räägime ju isikuandmetest ja siis võtta siit, et need on ju juriidilised isikud, et selline väärarusaam on tegelikult väga kerge tulema. Jah, sest kui sa ei süvene teemasse, siis autoriõigus, isikuandmed, ärisaladus on kõik selline suur mulm, kus neid piire tõmmata tavalise inimesel võib-olla ei olegi nii lihtne. Nii et tegelikult andmekaitse võrdusmärk eraelu ja näiteks ka koduloomad, nendel ei ole ju tegelikult eraelu. Eriti kui mul on veel mingid tõuloomad, siis tundub see veel eriti, et ma tulen ja nõuan ka nende õigusi. Et ja siis on ju isikukood, mis on isikuandmed on, aga tihti peetakse seda väga tundlikuks andmeks, sest et mujal riikides isikuandmed või isikukood õigemini või mingi sotsiaalkindlustusnumber ongi reaalselt selline number, mille alusel sa saad minna teenuseid taotlema või ennast tuvastada telefoni teel. Aga meil on see ikkagi väga avalik ja pelgalt isikukoodi alusel normaalsest ettevõttest ja tänapäevases ühiskonnas juba ei saa laenu küsida või võtta kohustusi või muud sellist. Jah, et juurde oleks siis vaja näiteks ID-kaardi PIN 1, PIN 2. Just nimelt. Et aga see ongi selle e-riigi üks mõte ja tunnus, et miks me olemegi julgelt andnud selle mitte nagu vabasse kasutusse, aga me ei pea kartma, et ma pean varjama elu lõpuni kõigi eest, mis mu isikukood on, et tänu sellele meil ongi selline... Aga see eeldab, et ettevõtetel, asutustel on kõik korras, kui me mõtleme selle olukorra peale, kus e-apteegis sai teise inimese isikukoodi alusel teada tema retsepti andmed, siis oli ikka lugu hull, aga seal ei olnud ju probleem isikukoodis, vaid sellest, et see apteegi platvorm oli niimoodi üles ehitatud, et selline võimalus üldse loodi. Ehk et ma siin rõhutangi, et see, kui avalikult meie e-riik saab toimida, sõltub väga palju sellest, kui hoolikad on andmetöötlejad. Mul on väga hea mõte, sellega lõpetamegi.